Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse Neitsid. Siin on lugemine teile nädalaks 29. detsember kuni 4. jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel siis teile selleks nädalaks öelda on. Ma loen siit kaartide pealt välja seda, et teil on siin päris mitu soovide täitumise kaarti. Näen ka seda, et teile tehakse pakkumine, mida te nagu kardate vastu võtta. Seal ülemises reas istub naisterahvas karikatega. See kaart ütleb seda, et on aeg oma soovid kirja panna. No eks me uuel aastal või vana aasta õhtul ikka soovime uueks aastaks. Nii et soovige siis teie ka, valage õnnetina ja soovige nagu kohe korralikult soovige. Soovige ilusaid suuri, unistage suurelt, soovige suuri soove. Et universum kuuleb teie soove. Edasi tuleb see kaart, mis räägib sellest, et te olete kõvasti tööd teinud. Te olete enda tegemistes andekad ja teid on märgatud ja teile pakutakse kas ametialast edutamist. Aga mulle tundub, et te nagu kahtlete selles, kas te tahaksite seda vastu võtta. Et minu soovitus on, et võtke ikkagi vastu, sellepärast, et kui ma siia alla vaatan, all on täht ja see tähekaart räägib seda, et nagu inimesed ikka vaatavad taevasse ja kui on langev täht taevas, siis me soovime midagi. Et see ongi nüüd see koht ja see kaart, kus te võite julgelt soovida. Et kui siia ühte lugemisse tuleb juba 2 soovide täitumise kaarti, siis olge julge oma soove siis ka täitma. Seal ülemises reas on keisrinna kaart ja keisrinna kaart on tegelikult ka emaduse kaart. Ma lihtsalt toon teile näite, et kui te olete mõelnud lapse saamise peale, aga nüüd vaatate, et elu on kallis ja maailm on ärev ja te nagu ei julge seda sammu astuda, siis ma tegelikult soovitaksin seda tõesti kaaluda. Et igal ajal on lapsi saadud. Ja võib-olla see teie otsus last saada, näiteks teie otsus last saada, võib-olla saate sellise toreda lapse, kes aitab hoopis seda maailma muuta, paremuse poole muuta. Et kui teie südamesoov on olnud saada emaks või isaks, siis võib-olla nüüd sellel uuel aastal tuleks seda kaaluda ja vaadata. Et karta nagu ei ole midagi, et teie südamesoovid täituvad, kui te julgelt nagu nende poole lähete. Et see nagu näitab mulle seda, et aasta lõpus on tõesti aega soovida, ja järgmisel aastal siis edasi veel oma südamesoovidega tegeleda, et siin on väga head kaardid selleks, et need võiksid nagu täituda. Et ma ei kardaks midagi, vaid teeksin nii, nagu mu hing mulle ütleb, et mis on õige ja mis on vale. Aga ma olen teile selleks nädalaks võtnud välja ühe kaardiga oma inglitaro kaardipakist ja vaatame, mis siis kaart teile tuli selleks nädalaks. Nii. Teie saite endale Rafaeli 4. Vaatame, mis see kaart siis ütleb. Otsi teisi võimalusi, märka maagiat oma elus, ole teadlik enda emotsioonidest. Jah, maagiat on kindlasti teie elus, sest teil on siin väljas 2 soovide täitumise kaarti. Ja aasta lõpp on ka maagiline. Et see aasta viimane päev kõik valavad ju õnnetina ja loodavad ja ootavad uuelt aastalt paremat ja ta tulebki kindlasti parem, kui oli eelnev aasta. Ühe kaardi olen ma teile veel võtnud ja see on karma kaardipakist. See on nagu karma tervendamise kaardipakk. Et see kaart peaks siis nagu näitama seda, kus kohast
teie neitsite king kõige rohkem pigistab sellel nädalal. Et vaatame, mis kaardi teie saite. Leia sisemine rahu. Et rahu ei ole väljaspool meid. Et rahu on meie sees, tuleb leida sisemine rahu ja tasakaal. Otsime siis oma sisemist rahu ja tasakaalu sellel aastal lõpus ja sellel nädalal, kus meil aasta vahetub. Aga ma soovin teile kõigile, armsad neitsid, ilusat aastavahetust, pange oma soovid kirja ja imelist uut aastat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.